Chicago müüs oma pargimõõturid 75 aastaks Abu Dhabile ja linn on sellest ajast alates raha kaotanud. Näite, detsembris 2008 oli Chicago finantskriisis. Chicago linnapea vajas raha, nii et ta tegi ettepaneku anda kõik 36 000 Chicago pargimõõturit 75-aastasele rendile 1,15 miljardi dollari eest. Ostjaks oli Chicago Parking Meters LLC, konsortsium, kuhu kuulusid Morgan Stanley, Alliance Capital ja Abu Dhabi investeerimisamet. Kusjuures hilisemad auditid näitasid, et Abu Dhabi ettevõte D-Side kontrollis 49,9%. Linnapea meeskond oli nendega peaaegu aasta läbirääkimisi pidanud, kuid linn sai lepingu ülevaatamiseks vaid 72 tundi ja 500-leheküljelise lepingu. Seejärel oli sellest 1,15 miljardist dollarist 150 miljonit juba enne hääletust 2009. aasta eelarvesse sisse kirjutatud. Seega tähendas ei hääletamine kohest 150 miljoni dollari suurust kaotust, kinnisvaramaksu tõusu ja linnatöötajate koondamisi. Mitu linnavolikogu liiget, sisuliselt linnaametnikku, tunnistasid hiljem, et nad ei saanud lepingust aru ja hääletasid jah just selleks, et vältida koondamisi. See võeti vastu häältega 40 poolt ja 5 vastu. Siis 6 kuud hiljem tegi Chicago enda peainspektor arvutused ja leidis linnale oli makstud 974 miljonit dollarit vähem, mis oli 46% allahindlus pargimõõturite tegelikust väärtusest. Ja aastaks 2023 oli ettevõte, kes pargimõõturid ostis, juba tagasi teeninud kogu oma 1,15 miljardit dollarit ning lisaks veel 530 miljonit puhaskasumit, kusjuures rendilepingut oli veel 60 aastat alles. Ja nüüd, selle tehingu kõige halvem osa on Nenenamen tasakaalustamisklausel. Põhimõtteliselt iga kord, kui Chicago mingil põhjusel pargimõõturi kasutusest eemaldab, olgu selleks paraad, rattarada, teetööd, väliterrass või isegi selle muutmine elektriautode laadimiskohaks, linn peab ettevõttele maksma kogu selle tulu, mida see pargimõõtur oleks teeninud kuni aastani 2083. Ainuüksi need maksed ulatusid aastatel 2009 kuni 2021 80 miljoni dollarini. Ja leping sunnib ka Chicago linna igal aastal pargimõõturite hindu inflatsiooni võrra tõstma või maksma ettevõttele vahe kinni. Nii et hinnad tõusevad igavesti, olenemata sellest, kas valijad seda tahavad või mitte. 3 erinevat linnapead on üritanud seda lepingut tühistada, kuid seni pole kellelgi see õnnestunud. Chicago on nüüd selle lepinguga seotud kuni aastani 2083 ja selleks ajaks on investoritele prognoositav tulu umbes 12 miljardit dollarit. Ma oleks pidanud ka sellesse investeerima.